sõbrad, ei hakka pikalt sisse juhatama, eks te kõik juba teate, kes ma olen ja millega ma tegelen. Aga sõbrad, kell on 6:30 ja mingil imepõhjusel on liin punane. Ja otsustasin, et alustan täna varem kui muidu. Meil on reede 6:30 ja enne kui ma panen näpi sisse, siis käime pesulas ära. Nii et kihutame. Midagi imelikku on toimumas. Auto pestud, kohe esimene tellimus olemas ja võtame siit samast koopist esimese kliendi ja kohe kesklinn Lastemaailm. Nonii, esimene tehtud kesklinnast täitsa Lastemaailma juures oleme. Ja see ei saa rõõmu mitte valmistada. Vaata, mis seis on. Nii palju siis nendest kõikidest punastest tsoonidest. Valus. Nonii, veel üks järgmine klient, mitte veel üks, vaid järgmine klient on viidud 5 tärni ja oleme Nõmmel. Ja nagu ma juba ütlesin, siis seal meil ei olnud mitte mingit koefitsente, nii et viisime pool tasuta. Kurat, aga väljas oled ju, no ei saa ju ära jätta. Peab ju vedama, kui see juba välja tuli. No nii, sõbrad, mis seal ikka, oleme sõitnud juba päris tükk aega. Oot, üks hetk ma siin kedagi segan. Vaatame, kas niimoodi on parem. Ja sõbrad, üle tunni aja juba passin siin seal Mustamäel, mitte ühtegi tellimust ei tulnud. Ja lõpuks siis viskas kella 10-st viskas kohe 2 tellimust. Ühe Mustamäelt vanalinna ja vanalinnast kohe siia Koplisse Sõlesse. Ja nüüd on jällegi vaikus. No vot, mitte midagi ei toimu. Nii et, ma ei tea, ootame veel natukene aega. Ma loodan, et ikkagi kuskil 12 läheb paremaks. Tahaks ju midagi ka teenida, mitte niisama passida. Nonii. Järgmine klient on ära viidud 5.60, paneme kinnita, panen 5 tärni, ega klient milleski süüdi. Ja teate, ma siin mõtlesin, vaatasin neid 3-eurosed tellimusi ja kurat, ma ei tea, mis sellest saab, aga ma proovin täna või otsustasin täna teha niimoodi, et võtan ainult tellimusi, mis on üle 5 euro. Ma ei tea, kas mind blokitakse ära selle eest või mitte, aga proovime. Juhi skoor on mul muide kusjuures väga hea praegu. Võt, proovime, vaatame, mis saab. Võtame ainult 5 euroseid. Äkki teenistus kasvab. Kurat seda teab. Nonii, üks veel tellimus 5.20. Praegu hetkel üritan hoida. Muidugi minu see, mis ta siis ongi, vastuvõtu määr on langenud. Aga ma ikkagi loodan, et ma suudan hoida neid 5 euroste vahedega. Linn on ka punaseks läinud mingil määral, aga mina veel seda koefitsenti pole näinud. Kurat teab, kelle jaoks on. Minu jaoks ei ole seda koefitsenti vist olemas. Natukene siin, ootame natukene siin ja siis läheme edasi. Mul on siin hästi hea punane laik, äkki tuleb sealt mingi hea numbriga tellimus. No nii, ei tea mis põhjusel, aga mul ei õnnestunud salvestada 5.70. Ehk siis seda numbrit peale sõidu lõppu kohe ei õnnestunud salvestada. 5.70 on järgmine tellimus ja peame ütlema, et paar tükki oli veel vahepeal tehtud ja ma ei tea, kas siit ka lubab mingit tellimuse saada. Peetri Selver. Võimalik, et lennujaamast tuleb mingi tellimus. Aga jah, üritame hoida ikka 5 üle 5, nii et kell on 12:30 ka öösel, aga nagu te näete, siis linn on nutune, ütleme niimoodi. Pehmelt öeldes on nutune. Ma jään siia Peetrisse mõneks ajaks, vaatame. Äkki siit viskab midagi head. Nonii,
7,70 ja te arvate, et koefitsiendiga? Ei, kesklinnast Kärberisse 7,70 kesklinnast Kärberisse kell, mis ta saab 1 öösel. Ei tea, kas tal õnnestus leida selline punktike, kus saab tasuta, no vabandust, mitte tasuta, vaid ilma koefitsiendita või mitte, aga kahjuks nii on, midagi teha ei ole. Siin paneme 5 tärni talle, ega tema süüdi ei ole. Ja nüüd peab kiirelt liinilt ära minema, et jumala eest keegi siin ei tahaks minuga sõita. Nii, lõpetame. Aga sellegi poolest, ma ei tea, kas see viimane praegu on arvesse või 18,70 tunni ajaga. No ja, nagu öeldakse, raskel ajal võib rahule ka jääda. Kiirelt tanklasse midagi juua endale ja siis paneme suuna kesklinn. No nii, mis ta on siis 1,18 on kellaeg. No nii, ma lubasin, et alla 5 ei võta, siis no näed, täpselt 5 ja Sveta baar ka kuskil kesklinnast tõime siia. Ja kõik on ilma koefitsiendita ja ei teagi, kas on mõtet jätkata, kui seda koefitsienti toimub. Inimesed seal naudivad pidu, no mina siin sõidan tasuta. No tasuta ei sõida, aga suht mõttetu hinnaga. Tuli ka üks 7-eurone, siis on küll 7 eurot, aga mul on tunne, et ma 4 kilomeetrist ringi küll tegema ei hakka. Ta küll ei luba mul ilma karistamata tühistada, aga ma sellegi poolest tühistan. Jep, jätkame. Ütleme niimoodi, et siis esimene on normaalne number. Aga nagu te paljud juba aimate, siis see tähendab seda, et ma olen omadega kuskil kaugel Haabnemes praegu. Ja siit ma ei kujuta ette, millega siit üldse koju saab. Või kas üldse koju. Kesklinn on ka masendav, nii et ma ei kujuta ette, millega siin, kuidas siin mehed ellu jäävad. Aga kuidagi moodi jäävad, võib-olla isegi on hea teenistus.